Ülesande hindamine. Kui õppijad on oma tööd esitanud, siis hinnata ja vaadata nende esitusi saan ma ikka ülesande kaudu, et avan ülesande ja näen, et mul on esitatud üks töö, mis vajab hindamist, ehk siis see ei ole veel hinnatud. Hindamiseks vajutan nupu hinda. Antud hindavaade on siis individuaalhindamine, ehk siis ma näen ainult ühe konkreetse õppija tööd, et see õppija, tema esitus. Vaade koosneb siis kahest plaanist, et vasakul on näha töö sisu, kui õppija esitab PDF-faili. Hetkel ta seda ei teinud, ta esitas Wordi ja PDF-vaade on tühi. Kuna mul seda vaja ei ole, siis ma panen selle kinni ja vaadet saab muuta siin all paremal. On 3 erinevat vaadet. Vajutan siis sellel kõige vasakpoolsemale, nii, ja nüüd mulle jääb siis ainult see fail ja siis hindemaatriks, mida ma ülesande juurde lõin, et oleks mugavam hinnata. Nii. Kõigepealt ma tutvun selle failiga, mida õppija esitas, seda tuleb arvutisse alla laadida, kui tegemist on Wordiga. Et lihtsalt klõpsan ja ta tuleb siia alla, saan seda lahti teha ja vaadata. Siis edasi, kuna ta on ka kirjutanud, et ta esitas failina, ma igaks juhuks klõpsan plussi peale, ega ta rohkem midagi siia ei ole kirjutanud, ei ole. Siis hakkan hindama. Et tutvun selle failiga ja vastavalt siis maatriksile hindan esituse ära. Et vaatan, et esitas täitsa õigel ajal, et ennem tähtaega, et see kriteerium on täidetud. Klõpsan siia, et saab 2 punkti. Siis tutvun töövormistusega, ütleme, et mõningaid vormistusvigu esines ja kui soovin täpsustada, mida täpsemalt, et tiitel leht oli näiteks puudulik või täitsa puudu. Et see on võib-olla selline vahepealne kriteerium siis või tase. Nii, ja siis põhjalikkust hindan 2 punktiga, et töö oli väga sisukas. Nii, kui ma veel tahan üldist kommentaari lisada kogu töö kohta, võin seda siia teha. Ja kui mul on veel fail külge panna, võin ka panna, aga üldiselt praegu ma talle tagasi seda faili ei saada. Ja kui on hinnatud, siis salvestan. Pange tähele, et siin ma ei saa talle anda punktiskaalas tulemust, sest et mul on hindamismaatriks, mis automaatselt siis tuletab selle vastavalt skaalale, mida ma ülesandele määrasin. Et praegu ma sain siit 5 punkti, et kuidas ta siis 10 punkti skaalas hakkab välja nägema, mis on sellele ülesandele külge pandud, seda näeme kohe. Et salvestan muudatused või siis, kui mul on järgmine töö vaja vaadata, siis salvesta ja näita järgmist. Praegu võtan siis nii, et panen kinni, et salvestasin, õppija saab vastava teavituse nüüd, et tema tööd on hinnatud ja lähen siit ülesandest välja kursuse avallehele. Nii, nüüd on mul siis üks esitus hinnatud ja õppija vaatest ma näen, et siin on mul see õppija konto, et kuidas minu tööd on siis hinnatud. Et minul on olek, et minu tööd on hinnatud ja peab päris alla kerima, et tagasisidet õppijana näha. Ja praegu ma näen siis, et niimoodi on hinnatud ja tulemuseks on tubli ja minu punktiskoor on siis 8,33 10-st. Ehk siis süsteem teisaldas automaatselt maatriksi punktid sellele punktisummale, mis on mul määratud ülesandele koondhindena. Et selgitan veel kord ära, et igal ülesandel teen ta lahti, kui õpetaja paneb selle püsti, võtame muuda sätteid, on võimalik määrata hindamise skaala, mis siin konkreetselt on siis 10 punkti. Aga kuna on punktiarvestusjuhend, siis pigem lähtutakse maatriksist ja lõpuks siis teisaldatakse need 10-ks ja lisaks on ka lävend 6 punkti, et üle lävendi see on, et sellega on siis kõik korras. Et sellised nüansid ja veel üks asi, et kui õppija saab nüüd tulemuse siin ülesandes teada, siis see tulemus automaatselt kandub ka tema hindepäevikusse. Siin vasakul kõigil, nii õpetajatel kui õppijatel on valikhinded, et õppija näeb siis ainult enda hindeid siin
ja ta näeb ette, et selle ülesande eest, see oligi vist siin kohe alguses, vot siin on hoopis lõpus, on ta saanud siis 8,33 ja ka kommentaar on kenasti näha